auto tuleb aknaklaasiga, on teil seal taga mingi hunnik, jah? Loodab siis mehe nägemuses kultiveerida kogus sellist naiivset sekularismi ehk ilmalikkust, kus pole mitte üksnes mingist talutatud, vaid kus ka koolihariduse aluseks on tehtud selline maailmalikkus mingit sorti tsiviilreligioonina, kus selle puidu hoiatab, et selle tulemuseks ei pruugi olla avatud liberaalne ja mõistuslik maailma suhtumine, nagu kodus ilmselt eeldab. Tõenäolisem on sellise usulise äärmutsuse kasv nendes, kelle maailmapildi jaoks ei piisa sellisest sekularismist või ilmalikkusest loodes ning kes ei usu siis või keda ei veena mõistusepärane liberaalne ilmalik teoloogia, tuuakse see Prantsuse poolne näide, kus on tähendatud järjest nagu selles maailma programmis räägitud olemas järjest sellist noorte islami päritolu noorte radikaliseerimist ja sama võib siis tegelikult suhtuda kristide noortega, see on tihja lahkunud raudelaine. Teooriad võiksid ju usuõpetuse kõrgides ka teisi religioone õpetada või tutvustada. Jah, seda kindlasti see ongi tulemas ja see ongi see aspekt, eks, et hakatakse õpetama islami aluseid. Sealt tartakse oht. Vabandust, pigem, et see ongi tulemas, et hakatakse kõiki religioone või usundeid siis õpetama nagu võrdsetel alustel kultuuriliste nagu selliste konstruktsioonidena, et siis mitte usuliselt, vaid lihtsalt info mõttes nagu usundiõpe. Aga mis siis juhtub, on see, et võib-olla koolides enam ei saa pidada jõudlust mõttes. Või siis ütleme üldaajale käsitlustest Kristus on koolid ja tuleb kuidagi eraldi välja tuua, kui lihtsalt üks võimalik